Jeesuse taevaminek. Jeesus ilmus oma õpilastele 40 päeva jooksul veel palju kordi ja rääkis neile Jumala riigist. Galileas, kus usklikel olid soodsamad võimalused suuremate hulkadena koguneda, ilmus ta korraga 500 inimesele. Viimast korda ilmus ta oma õpilastele Õlimäel. Ta käskis neid Jeruusalemmast mitte lahkuda, vaid oodata Isa tõotuse täitumist. Johannes on teid ristinud veega, ütles ta, aga teid peab ristitama Püha Vaimuga ja seda varsti. Seepeale küsisid ta õpilased, Issand, kas sa nüüd vabastad Iisraeli riigi rõhujate alt? Jeesus vastas, selle päeva on Jumal kindlaks määranud, mida aga teie ette teada ei saa. Aga teie saate Püha Vaimuväe, mis tuleb teie peale ning te olete minu tunnistajad Jeruusalemmas, Juudas ja Samaariamaal ning kogu maailmas. Enne taevaminekut andis Jeesus suure missionikäsu. Minge kogu maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigile inimestele. Kes usub ja keda ristitakse, saab päästetud, aga kes ei usu, see mõistetakse hukka, aga need, kes usuvad, ajavad minu nimel välja kurje vaime, räägivad uusi keeli, võtavad üles madusid ja kui nad mõnd surmajooki joovad, ei tee see neile mingit kahju. Haigete peale panevad nad käed ja need saavad terveks. Siis tõstis Jeesus käed ja õnnistas oma õpilasi. Samaaegselt tõsteti Jeesus üles ja pilv viis ta nende silme eest ära. Kui õpilased üksisilmi taeva poole vaatasid, kuhu Jeesus oli läinud, ilmusid nende juurde 2 valgeis riideis meest, kes ütlesid, Galilea mehed, miks te seisate ja vaatate üles taeva poole? Jeesus, kes teie juures taevasse võeti, tuleb samal viisil ka tagasi, nagu te nägite teda taevasse minevat. Piiblist loeme sellest Markuse evangeeliumi 16. peatükist ja apostlite tegude 1. peatükist.